Elan Viljandis juba 9 aastat. Varem ma elasin Ukrainas. Tulin Viljandi folgimeeskonna juurde tegema ühte rahvusvahelist konverentsi 10 aastat tagasi suvel üheks sündmuseks ja nüüd ma olen siin 10 aastat. No oma sõbrama kohe viin Viljandis, see on Loosimägedesse. Seal on väga ilus vaade, saab näha järv ja siis pärast sõber ütleb, ma tahan minna ka ujuma. Kindlasti istume me sõpradega Viljandi pärimusmuusika Aida kohvikus, et see on igal aastaajal täiesti hurmava vaatega koht. Maitseelamuste, siukste põnevate ja väga-väga hea köögiga koht on Rohelise Maja kohvik, kuhu me kindlasti oma sõbrad sööma viime. Kõne mõnus rohelise mõtlemise ja olemisega koht. Ja muidugi kohvi. Seal on kõige parem kohvi, mis ma jõin üldsegi Eestis. Viljandis on päris palju asjad, saab nagu tantsida, saab nagu rahvakultuuriga olla, teater on suurepärane. Viljandi on mõnusalt väike, sa saad ühe päeva jooksul nii tõesti kultuuri, muusikat, tantsu, järve, sporti, kõike. Kõik on nagu mõnusalt käejala juures ja hästi mitmekesine. Ma soovin üldsegi tulla Viljandisse elama, sellepärast kui sul on pere või sa tahad loomapere, sinu lapsed saavad ise minna lasteajal, ei ole vaja vedama läbi terve linn, läbi terve Tallinn nagu logistika teha, kes võtab, kes jätab ja nii edasi. Siin lapsed kõik ise teevad. Elu on nagu puhkus. Ja elu nagu puhkus. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.